Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus, tere head kuulajad! Täna räägime sellisest fenomenist nagu kristlik sionism. Ja miks me sellest räägime, on eelkõige praegu aset leidvate geopoliitiliste sündmuste kontekstis. Nimelt USA presidendi Donald Trumpi üheks ideoloogiliseks vundamendiks on ka kristliku sionismi liikumine. Ja just äsja on Trump ja USA koos Iisraeliga rünnanud Iraani ning selle taustal näib olevat samuti selline kristlik sionistlik motivatsioon osaliselt loomulikult mitte ainult terviklikult, vaid ainult võib-olla ühes fragmendis, väikses osas, et geopoliitilised põhjused on loomulikult esmajärjekorras sellistel atakkidel ja sellistel rünnakutel. Aga mis on kristlik sionism, mis tundub mängivat praegu ka geopoliitilisel väljal päris tõsist rolli? Selle teema üle me täna arutame. Veiko. Nojah, võiks ütelda, et kristlus on taas poliitikas tagasi. Et Bideni ajal ja muidugi ka Obama ajal edendati hoopis teistsugust agendat, progressiivset woke agendat, nagu seda on nimetatud. Ja siis tuli järjest uudiseid Ameerika Ühendriikidest, kuidas on ikka jälle võetud vastu otsuseid, mis piiravad kristlaste õigusi, kristlaste õigust uskuda ja õpetada vastavalt pühakirjale ja nii edasi. Ja nüüd on siis toimunud suur pööre, või võiks ütelda kannapööre Ameerika administratsiooni poliitikas ja me näeme, et kuidas siis nüüd Donald Trumpi ümbritsevad kristlikud pastorid, jutlustajad, usukuulutajad, alles nüüd siin millalgi, oli see märtsi alguses, me võisime näha siis suurt hulka evangeelseid jutlustajaid või evangelikaalseid jutlustajaid ja pastoreid ümbritsemas Trumpi tema Valge Maja kabinetis ja palvetamas presidendi eest, palvetamas Ameerika Ühendriikide eest ja mis ei ole sugugi ebaoluline, palvetamas ka Ameerika Ühendriikide armee eest. Sest äsja just oli alanud sõjaline kampaania, sõjaline rünnak Iraani vastu, mis siis on ette võetud koos Iisraeliga. Nii et see on nagu minu jaoks selline esimene kontrast, et tagakiusatud ja seadustega nii-öelda paika pandud kristlusest on saanud taas teatav tegur Ameerika Ühendriikide nii sise- kui välispoliitikas. Ja see ei ole muidugi mitte kogu kristlus, et me ei näe ju seal niivõrd katoliku piiskoppe või ka protestantismi peavoolu esindajad, ma ei tea, episkopaale, luterlasi, teisi, vaid me näeme seal mingit osa, tegelikult võib-olla üsnagi kitsast osa siis sellisest evangelikaalsest suunast Ameerika protestantismis, kes on nüüd presidenti ümbritsemas ja kes on siis nii-öelda õnnistust palumas presidendi poliitikale. Ja mõtleme nüüd korra teisele olukorrale, et me oleme näinud Moskvas mida? Oleme näinud Moskvas seda, kuidas Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill on õigustanud Venemaa tegevust Ukrainas, on palunud samuti õnnistust Vene relvadele, Vene sõduritele, koguni tulnud välja sellise õpetusega, et kui sõdur hukkub isamaa eest, siis saab ta taevasse või see loetakse talle teeneks ja tegelikult kogu läänemaailm on seda mõistnud hukka. Eesti võib-olla kõige häälekamalt veel siin meie, kui mõelda Riigikogu avaldustele ja meie siseministeeriumi asjapulkade tegevusele. Ja nüüd me näeme korraga Ameerikas sellist asja, kus evangeelsed
kuulutajad või evangelikaalsed kuulutajad, ma parandan ennast kogu aeg, ümbritsevad president Trumpi, paluvad õnnistust Ameerika relvadele või Ameerika sõduritele ja tegelikult seeläbi ju ka mingis mõttes õigustavad seda ettevõtmist. Ja see ettevõtmine Iraanis, ei taha rääkida siin praegu täna selle geopoliitilistest tähendustest ja võib-olla see olekski pikem jutt ja hoopis teine teema, aga me võime rääkida küll kindlasti sellest, et sellel ettevõtmisel ei ole ÜRO mandaati ja selles mõttes on seda võimalik kvalifitseerida agressiooniaktina, mis mingis mõttes ju asetub täpselt samale tasandile kui see, mida Venemaa on Ukraina suhtes ette võtnud. Ja me näeme siin seda, et ühel puhul mõistetakse see agressioon ise väga teravate sõnadega hukka, eriti kui me jälle Eestist räägime, ja mõistetakse hukka ka Venemaa patriarhi sõnavõtud, mis siis näivad õigustavad seda Vene tegevust Ukrainas, küll aga on täielik vaikus selles osas, mida ameeriklased Iraanis teevad, pigem vastupidi, seda toetatakse, meie poliitikud ka ütlevad, et peaks ka rohkem toetust avaldama sellele ettevõtmisele, see on ka Eesti huvides, alles nüüd täna hommikul ma nägin välisminister Margus Tsahkna mingit sõnavõttu, kus ta ikkagi ütleb, et see on täiesti Eesti huvides see sõda seal Iraanis, Iraani vastu. Ma ütlen, ma veel kord, ma ei taha nagu hakata Iraani sõja õigustamisest või põhjendustest rääkima, et see ei ole meie tänane teema ja see viiks meie tähelepanu mujale. Aga väga kõnekas on tõesti see, kui me näeme praegu Ameerika Ühendriikide võimukeskuses toimetamas evangelikaalseid pastoreid ja küsime, et mis siis on see ideoloogia, mida nad seal poliitilisel tasandil esindavad. See on kristlik sionism, nagu sa juba alguses mainisid, mis on ka meie tänase saate teema. Püüame seda natukene lahti rääkida ja lühidalt üteldes ideoloogia, poliitiline ja religioosne ideoloogia keskendub Iisraeli riigi taastamisele 1948. aastal, näeb juutide tagasipöördumises oma ajaloolisele kodumaale Jumala plaani ja piibli erinevate kuulutuste, ettekuulutuste ja profeteeringute täitumist ja selle tõttu need kristlased, kes seda ideoloogiat järgivad, kes on selle omaks võtnud, kes usuvad, et see on tõesti Jumala plaan ja Jumala tahtmine, nad tunnevad, et nad on kohustatud toetama ilmalikku Iisraeli riiki, et nad on kohustatud toetama juutide naasmist oma ajaloolisele kodumaale, et nad on mingis mõttes kohustatud siis ka toetama selle ilmaliku riigi poliitikat ja samuti Ameerika Ühendriikide poliitikat, mis siis peab Iisraelit liitlaseks ja nagu need etteheited on, et nüüd Iisraelil on jälle õnnestunud tõmmata Ameerika Ühendriigid sõdima oma sõda, õiendama arveid Iisraeli vaenlastega, mitte niivõrd Ameerika vaenlastega, sest mis reaalselt ohtu nüüd Iraan saaks Ameerika Ühendriikidele nagu vahetus mõttes kujutada, küll aga kujutaks ta ohtu Iisraeli riigile, nii et selles mõttes millegipärast need kristlased, kes õigustavad Iisraeli tegevust ja ka Ameerika Ühendriikide tegevust Lähis-Idas, näevad või tunnevad nagu kohustust olla juutide poolel, nähes selles Jumala plaani osa ja muidugi siin on ka veel see aspekt kristluse ja islami vastasseis, mis on ka laiem kui üldse kristliku sionismi ideoloogia, aga see mängib ka siin olulist rolli, et leitakse, et juudid ongi nagu see Jumala käsi või see Jumala tööriist, mis siis peaks ka moslemitele koha kätte näitama ja mis peaks siis piirama islami pealetungi kristlikele aladele. Nii et ma arvan, et need on need kaalutlused, miks teatud osa kristlastest, kes siis on mõjutatud sellest kristliku sionismi ideoloogiast,
on praegu koondumas ümber Donald Trumpi administratsiooni ja kes ka mujal maailmas, sest see ideoloogia ei tunne ju piire, seda leiame ka Eestist, kes siis ka elavad kaasa Donald Trumpi administratsiooni tegevusele. Nii et ja, see oleks minupoolne selline sissejuhatav kommentaar. Ja, ma arvan, et sa tegelikult ütlesid väga hästi ära, et mida kristlik sionism endast paraku kujutab ja ta kujutab eelkõige mitte niivõrd religioosset aspekti, vaid ta on eelkõige ideoloogia. Ja ta on ideoloogia, millel on väga konkreetsed poliitilised väljundid, nii nagu oleme näinud USAs, nii nagu oleme näinud ka kristlike sionistlike ringkondade vankumatu toetuse osas USA konkreetselt geopoliitilistele ja poliitilistele tegemistele Lähis-Idas. Ehk siis, mulle tundub, et kui see väga lühidalt kokku võtta, siis esiteks kristlik sionism ütleb seda, et Iisraeli ilmalikul riigil ja juudi rahval kui sellisel on mingisugune esatoloogiline ehk siis lõpuaegadele omane roll. Ja mitte lihtsalt roll, vaid see roll on isegi niivõrd selge, et see on roll, mis toob tagasi messia või põhjustab messia teise tuleku. Ning selles mõttes on siis Iisrael teatas mõttes selline Jumala tööriist või Jumala vahend, millega ta maailma ajalugu tänapäevanigi veel toimetab ja juhib. Mis on kristliku sionismi ja traditsionaalse sellise katoliikliku, ortodoksliku, apostelliku traditsiooni vaheline suur erinevus on see, et kui kristlik sionism käsitleb just nimelt tänapäeva sekulaarset Iisraeli riiki, peamise nii-öelda piibelliku Jeruusalemma ja Iisraelina, sest Iisraelil on väga sügav teoloogiline tähendus Vanas testamendis ja Uues testamendis samuti. See on põhimõtteliselt Jumala kogudus, Jumala rahvas, kes on kokku kogutud Jumala seaduse ja Jumala kutse eesmärgiga Jumala kutsest osa saada. Ning see on eesmärk, miks siis valitud rahvas kokku on kutsutud eesmärgiga loomulikult laiemas plaanis või peamises plaanis, nii nagu me kirikuisadelt õpime ja nii nagu kirikuisad korduvalt väljendanud on, olla pedagoogiline vahend selleks, et tunnistada ära Kristus, tunnistada, kes on tõeline Messias, kes on tõeline Kristus, kes on see Jeesus Kristus, kes väidab enese olevat Messias, ta ei ole mitte vähimal ega rohkemal määra mitte midagi muud kui Jumal ise, Jumala poeg, kes on lihaks saanud. Et põhimõtteliselt Iisraeli ja Jeruusalemma teoloogiline mõiste on seotud ei millegi muuga kui sellega, mida me kreeka keeles oleme harjunud nimetama ekleesia, ehk siis kokku kogutud Jumala rahva eksistentsiga. Ja apostellikel kirikutel, traditsionaalsetel apostellikust pärimusest lähtuvatel kirikutel, katoliiklased, ortodoksid samuti, on väga selge arusaam, mis baseerub esimese sajandi kristlikele autoritele, mida meie nimetame kirikuisadeks, mis on tegelikult nii katoliiklastel kui ka ortodoksidel ühised, kuna kirikulõhe toimus 1054, siis veel pikka aega on meil ühine ka vaimulik ajalugu. Ja need kirikuisad, need väljapaistvad autorid on ja loomulikult see õpetus on ka piibliga põhistatav, ütlevad seda, et Jumala Iisrael või see kokku kogutud ekleesia ehk siis kirik ei ole mitte midagi muud kui kirik. Ehk siis nende kogukond, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, võtavad omaks tema õpetuse, võtavad omaks apostelliku traditsiooni ja lasevad ennast ristida, saavad osa sakramentidest ja on Kristuse ihu ehk kiriku liikmed. See on nüüd Iisrael peale
seda, kui ilmub Jeesus Kristus, peale seda, kui ta sünnib, peale seda, kui ta elab varjatult 30 aastat oma ema ja isa juures, ka kasuisa juures, olles täpne, ja peale seda, kui ta 3 aastat teeb avalikku kuulutustööd ja peale seda, kui ta risti lüüakse ja ta 3. päeval üles tõuseb. Ehk siis kogu see lunastusajalugu on seotud põhimõtteliselt sellega, et tänasest ja Kristusest peale on ekleesia, Jeruusalemm, Iisrael, Jeesuse Kristuse enda kogudus, Jeesuse Kristuse ihu liikmed, kelleks on kirik. Ja see on olnud nagu selline peamine nagu lõhe või peamine idee sellega, mida me võiksime nimetada nagu tänapäeva selline evangelikaalne kristlik sionism, mis näeb pigem nagu Iisraelil, tänapäevasel Iisraelil ja tänapäevasel juudi rahval ikkagi veel mingisugust rolli, mingit iseseisvat päästeajaloolist rolli. Justkui Jeesuse Kristuse ohver ja kirikust osasaamine, sakramentidest ja Jeesuse Kristuse armust osasaamine ei oleks piisav, vaid juutidel ja Iisraeli riigil on mingisugune iseseisev ja oluline roll. Tegelikult kirikuõpetus seda ei ütle. Kirik ütleb, et Iisraeli volitused on Jeesuse Kristuse lunastustööga lõpetatud või need oleme siis täpselt üle kantud kirikule. Jeesus Kristus on täitnud kogu seaduse, ta on kogu eelneva endas kokku võtnud ja nüüd need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, on kiriku liikmed, need on nüüd need, kes kuuluvad uue Iisraeli, uue ekleesia, uue kokku kogutud Jumala rahva juurde. Seepärast ilmselt on mõistetav ka see, mida siin alles hiljuti avaldasid ka Jeruusalemma kirikute patriarhid ja juhid väga sellistes radikaalsetes toonides, ka tegelikult kristlikku sionismi taunides. Ja taunides seda, et kristlik sionism eelkõige Ameerikas sellise protestantide sektide raames on põhimõtteliselt monopoliseerinud justkui nagu püha maa kristluse olemuse või üritavad seal nagu siis Iisraeli tänapäevaste autoriteetidega, juutidega läbi rääkides nii-öelda monopoliseerida selle nii-öelda kristluse positsiooni Iisraelis. Aga ei, kui me räägime nagu apostellikest kirikutest, katoliiklastest ja siis ortodoksidest hiljem, siis me räägime ju sellest, et kristlaskond on olnud pühal maal kohal 2000 aastat. Need on need kirikud, kes seal kohal on. Ja kui sa lubad, siis ma tsiteerin seda Jeruusalemma kirikute patriarhide ja juhtide avaldust. Nad kohe alguses ütlevad nii. Tsiteerin. Püha maa patriarhid ja kirikute juhid kinnitavad nii usklike kui ka kogu maailma ees, et Kristuse kari sellel maal on usaldatud apostlikele kirikutele, kes on sajandite vältel kandnud oma püha teenimist vankumatu pühendumusega. Hiljutised tegevused, mida on ette võtnud kohalikud isikud ja mis edendavad kahjulikke ideoloogiaid nagu kristlik sionism, eksitavad avalikkust, külvavad segadust ja kahjustavad meie karja ühtsust. Need ettevõtmised on leidnud poolehoidu mõnede poliitiliste tegelaste seas Iisraelis ja mujal, kes püüavad edendada poliitilist tegevuskava, mis võib kahjustada kristliku kohalolu pühal maal ja laiemas Lähis-Idas. Siin on tsitaate veel, aga see väike ja napp avaldus on väga kriitiline kristliku sionismi osas. Sellepärast, et pühamaa kristlased, keda koondnimetusega tegelikult võib nimetada ka palestiinlasteks ja kes täpselt samamoodi nagu siis moslemi usulised palestiinlased on olnud Iisraeli väga ränga inimõigusi rikkuva pommitustegevuse ohvrid samamoodi. Ja katoliku patriarh Pizzaballa on väga tugevates toonides kritiseerinud Iisraeli tegevust Gaza sektoris, kus ametlikel andmetel on hukkunud 75 000 inimest, 75 000 tsiviilelanikku. Ning kristlased ise ka, olles siis Gaza sektoris kohal, on ka
tunnetanud seda, kuidas nende kirikud on pihta saanud, kuidas nende enda kiriku liikmeid on hukkunud seal. Nii et kui saate isegi aru, et kui seda tehakse mingisuguse kristliku sionismi nimel või et seda kiidetakse heaks, mida Iisrael teeb Gaza sektoris kristliku sionismi nimel, siis need inimesed, kes 2000 aastat on seda kristlikku, apostellikku järjepidevust sellel pühal maal üleval pidanud, saate aru, et ilmselgelt nende sellisest solvumisest selle kohta, et nende mõistes nii-öelda eile sündinud mingisugused usulahud tulevad ja monopoliseerivad Iisraeli poliitika ja räägivad põhimõtteliselt justkui kõikide kristlaste nimel nende vastu. Ei, nemad on olnud seal kohal 2000 aastat, nad on üle elanud põhimõtteliselt erinevad keisrid, nad on üle elanud moslemite vallutuse, nad on üle elanud erinevad võõrvõimud, nii nagu nad üritavad tänasel päeval siis üle elada Iisraeli võimu. Ja on mitmeid väikseid selliseid indikatsioone, et Iisraeli suhtumine sealsetesse põlistesse kristlastesse ei ole sugugi mitte nii roosiline, kui siin kristlikud sionistid seda üritavad rahvale rääkida ja portreteerida, et siin on pingeid kõvasti, eriti peale mitmete kirikute põhimõtteliselt pihta saamist Gaza sektoris ja tegelikult Palestiinas laiemalt. Nii et see olukord on seal suhteliselt pingeline ja kui rääkida sellest, et kellega samastuvad need 2000 aastat kohal olnud apostelike kirikute kristlased seal, siis pigem nad samastuvad nende samade oma moslemitest vendadega, keda siis Iisraeli riik seal juba 75 000 tegelikult koos kristlastega on tapnud oma operatsioonides. See muide üldse väga huvitav teema. Ma arvan, me oleme mingis varasemas saates ka aasta-paar tagasi peatunud sellel, et kirjeldanud seda püha maa kristlaskonna või üldse Lähis-Ida kristlaskonna olukorda, aga vaatame uuesti korra, et võtame ta siis ka tänases kontekstis korra ette, et tõepoolest jääb mulje, et kristlus ja islam on sõjas nüüd siis et ühel pool on Ameerika ja Iisrael, teisel pool on siis islamimaailm. Tegelikult see ju nõnda ei ole. Et see, mis praegu toimub Iraanis, Iraan esiteks ei ole üldse Araabia riik. Ta on kunagine Pärsia, täiesti omaette riik, võiks isegi ütelda omaette tsivilisatsioon. Võib-olla keegi paneb seda nüüd pahaks, aga ajalooliselt see nii on tõepoolest olnud, et omaenda väga pika tsivilisatsioonilise ajalooga maa on Iraan. Ja ta ei ole ka peavoolu islam, ta on mõnes mõttes, kui võrrelda kristlusega, siis võiks öelda, et kui see sunniidi islam võiks siis olla võrreldud katoliikluse või ortodoksi kirikuga kristluses, et siis Shia islam, mis valitseb Iraanis ja osalt ka Iraagis, et see on siis võrreldav kuidagi protestantismiga. No see analoogia võib-olla ei ole kõige parem, aga ta natuke aitab meil mõista seda, et tegemist Iraani näol ei ole sellise peavoolu islamiriigiga üldse ja ta ei ole ka Araabia riik. Küll aga on need laheriigid enamuses ju kõik seal Ameerika Ühendriikide liitlased. Miks nad seda on, see on nüüd jällegi hoopis teine asi, geopoliitiline teema, mida ei ole praegu mõtet siin avama hakata, aga see pilt ei ole nii mustvalge, et meil on praegu siin mingisugune kristluse ja islami kokkupõrge seal Lähis-Idas ja palume nüüd Jumala õnnistust Iisraelile ja USA-le, et seal need moslemid pandaks paika. Et tegelikult see ei ole niimoodi. Teiseks, kristlased pühal maal ja seal lähiriikides on valdavalt araabiakeelsed. Võiks ütelda siis kas palestiinlased või araablased. Ja seal on ka kreeklasi, eriti kui me räägime ortodoksi kirikust. Kindlasti on seal ka eurooplasi, Euroopa päritoluga inimesi, kui me räägime katoliku kirikust pühal maal. Ja seal muideks, kui minna Jeruusalemma vanalinnas üsna püha haua kiriku lähedal, mõne sammu kaugusel,
on suur valge torniga Luteri kirik, mille on sinna sakslased rajanud 19. sajandil üks saksa keiser ja kus siis toimuvad araabiakeelsed luterlikud jumalateenistused, mille kord on enam-vähem nii nagu Eestiski Luteri kirikus, aga lihtsalt araabia keeles. Mis ütleb meile seda, et tegelikult need kohalikud kristlased on araablased või palestiinlased, kuidas nad ennast iganes ka identifitseeri. Ja kui nüüd sellised Ameerika taustaga või ka Euroopa taustaga evangelikaalsed kristlased tulevad sinna mingit asja ajama pühale maale, missioonitööd tegema, poliitikas lobistama, ma täpselt ei tea, mida nad kõike seal teevad, aga kohal nad seal on ja eriti lobistavad nad muidugi Washingtonis, Ameerika administratsiooni juures, neil on, kui neil see võimalus on. Ja kindlasti nad teevad ka Iisraeli riigi promo üle maailma, ka siin Eestis toimuvad sellised Iisraeli õhtud ja Iisraeli teemalised üritused. Nii et kui me vaatame, et kes nemad on, siis nemad on tegelikult tõepoolest sellise üsna hilise taustaga. Kui mõelda kiriku ajaloo 2 aastatuhandele, eks ole, et siis üsna nagu hiljuti tekkinud usuvoolude esindajad, kes siis tulevad nagu mingisuguse oma kontseptsiooniga pühale maale jutlustama seda, kuidas siis tuleks mõista Iisraeli tähendust, juutide tähendust ja ka kristlikku õpetust seal. Et võib-olla siin tulekski teha ka selline väikene ajalooline tagasivaade ja avada natukene seda tausta mõne sõnaga, mõne lausega. Et 16. sajandi reformatsioon jagunes 2 suuremasse harusse. Wittenbergis Martin Luteri ümber kujunes õpetlaste, teoloogide ring ja see siis avaldas mõju luterlikele kirikutele, mis siis tekkisid Saksamaal, hiljem Skandinaavias, aga oli ka teine reformatsiooni suund Lõuna-Saksamaal, mida siis nimetatakse kalvinismiks või ka tänapäevasema nimetusega reformeeritud protestantismiks ja sealt on välja kasvanud väga erinevad suunad. Mõned autorid käsitlevad reformatsiooni radikaalset suunda, selliseid lõpuaja kuulutajaid, viimse päeva kuulutajaid lausa omaette suunana, aga teoloogilises mõttes on nad ikkagi kalvinistid või siis reformeeritud taustaga. Kindlasti mitte luterlased. Ja vaat see nüüd, seda on meil siin nagu Eestis oluline mõista, et miks nagu Luteri kirikud ei ole väga sellise kristliku sionismi ideoloogiaga kaasa läinud. See lihtsalt ei ole nagu meie traditsiooniga kooskõlas. Et pigem nii Martin Luther ise kui ka usutunnistuskirjad on säärase suuna suhtes äärmiselt kriitilised. Küll aga on need suunad saanud hoogu Inglismaa ajaloos, kus siis igasugused puritaanid ja muud liikumised rändasid välja Ameerika mandrile, pannes seal aluse sellisele konfessionaalsele kirevusele ja siis omakorda 19. sajandil juba, eriti ka 20. sajandil on siis teatud suundades saanud nagu leidnud toetus selline kristliku sionismi ideoloogia, mida on siis seotud nii-öelda oma enda arusaamadega piiblist ja lõpuaegadest ja sellest, mis on kirik või mis on kogudus. Nii et me peame ka seda ajaloolist plaani natukene hoomama. See on tegelikult veel palju keerulisem. Mul on endalgi nagu raske orienteeruda kõigis nendes suundades ja vaidlustes ja teoloogilistes kontseptsioonides, mis on, kui hakata niimoodi süvitsi sellesse teemasse sisse lugema ennast ja vaatama. Aga üldplaanis on see niimoodi, et see ei ole kindlasti mitte seotud Luteri kirikuga või luterlusega, see on seotud pigemini siis reformeeritud suunaga ja sealt see võib-olla selle kõige radikaalsema suunaga, kus siis on tulnud välja sellised ideed, mis on tegelikult täiesti ekslikud. Ja ma tahan just ka nüüd selle juurde tulla,
et kes siis on see Iisrael. Et kui meile räägitakse, et me nagu peaksime kristlastena toetama Iisraeli, siis minu jaoks on see vähemasti ideoloogilises mõttes nonsense, sest Iisrael, see on kirik, see on kristlik kirik, kristlik kogudus, ristikogudus, nagu seda vahel ka eesti keeles öeldakse, või siis üks püha apostelik ja katoliiklik või katoolne kirik või ka ortodoksne kirik, mida me ka milliseid nimetusi ka ei kasutaks. Kirik ja Iisrael on üks ja seesama. Ja eksitav ongi see, et tänapäeval, no siis alates 48. aastast eksisteeriv ilmalik juudi riik kasutab samuti Iisraeli nime. See tekitab kuulajates segadust, et ühel hetkel räägitakse Iisraeli riigist, mis on täiesti ilmalik riik. Ma ei tea, kas seal on nüüd ka homoabielu seadustatud või vähemasti kooseluseadus meie mõistes on seal küll vist vastu võetud, nii et täiesti ilmalik ja isegi oma poliitikatelt jumala vastane riik, keda isegi teatud tõsiusklikud juudid ei tunnusta legitiimse riigivõimuna. Nii paradoksaalne, kui see ka ei ole. Aga kui meie usklikena, kristlastena ja ka teoloogidena räägime Iisraelist, siis siin on ainult üks variant. See ongi kristlik kirik. Ja ei ole niimoodi, see on väga tähtis tähele panna, et ei ole niimoodi, et kirik on nagu uus Iisrael või astunud siis selle vana Iisraeli asemele. Vahest niimoodi räägitakse ja see on, võib-olla inimesed ei teadvusta väga täpselt termineid, aga tegelikult on olemas ainult üks Jumala rahvas. See Jumala rahvas, kes on algusest peale olnud, keda Jumal on kutsunud ajaloost välja. Jah, see on olnud juudi või täpsemalt siis laiemalt öeldes Iisraeli rahvas, keda me siis tunneme Iisraeli lastena või Iisraeli kogudusena vanalepingu ajal, Vanas Testamendis. Ja see on jätkunud kirikuna, ristikogudusena, nende inimeste kogumina, kes usuvad Kristusesse, kes on ta päästjana vastu võtnud, kes tunnistavad tema ohvrit meie pattude lunastamiseks ja kes käivad tema näidatud teel. Ja kui keegi nüüd arvab, et see on mingisugune, nagu mulle ka üks usklik ütles, et aga me loeme selle kõik piiblisse sisse ja see ei ole niimoodi, et piibli sõna on ikkagi täitsa iseseisev ja Jumala sõna ei lähe mitte tühjaks. Aga teie siis, ma ei tea, katoliiklased ja luterlased ja siis loete seda piiblit kuidagi väänates. Ei, vastupidi. Ma võtan ette apostel Pauluse kirja roomlastele, 9. peatüki. Apostel kirjutab seal, ei ole ju need kõik, kes pärinevad Iisraelist veel Iisrael. Ega ole kõik Abrahami lapsed sellepärast, et nad on tema järglased, vaid on öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. See tähendab, mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse lapsed. See on väga tähtis kirjakoht. Kiri roomlastele 9. peatükk, alates siis salmist 6, kus tuleb selgelt välja, et mitte etniline päritolu või ka selline formaalne kuulumine juudi rahva või kunagise ammuse Iisraeli rahva järeltulijate hulka ei ole kriteerium, vaid kriteeriumiks on usk Kristusesse. See on see, mis määratleb tegelikult kiriku. Ja usk Kristusesse loeb ju ka vana lepingu aegsete patriarhide, esiisade ja prohvetite ja usklike puhul. Ka nemad ootasid Jumala tõotust mööda Messiat. Nemad ootasid Kristust. Jah, see ei olnud teostunud, nad elasid aastasadu, võib-olla kauemgi enne Kristust, aga nad uskliku südamega ootasid Kristust. Ja nemad on sellepärast Jumala rahva liikmed. Nad uskusid Jumala tõotusi ja see tegi nendest Iisraeli.
mitte nende etniline päritolu, mitte nende poliitiline kuuluvus, kas Juuda või Iisraeli kuningriiki või siis ka juudi rahva hulka, nagu me teda ajaloos tunneme. Ja selle tõttu ei ole ka see tänapäevane Iisraeli riik ega ka mitte selle elanikkond, ka mitte selle kodanikud, ka mitte etnilised juudid, Jumala rahvas, vaid nad on väljaspool seda, juhul kui nad ei ole kristlased, kui nad ei kuulu kirikusse, ei ole ristitud, ei ole vastu võetud kristlikusse kirikusse. Ja seda me peame teoloogiliselt endale teadvustama, et ei ole mingisugust eraldi õndsusteed väljaspool kirikut, et nagu see judaism, tänapäevane judaism oleks veel kuidagi mingi legitiimne õndsustee Jumala juurde. Selles mõttes on Kristus täiesti ühemõtteline, kui ta ütleb, et ainult tema kaudu on võimalik pääseda isa juurde. Jumal ei ole andnud eraldi õndsusteid kristlastele, eraldi juutidele. Tõsi, mis on üteldud apostel Pauluse läbi, on see, et kui paganate täiskogus on sisse astunud, ehk siis ühel hetkel lõpuaegadel pöördub ka see Iisraeli jääk, kes seni on Jumala või siis tema läkitatu messia ära salanud, ei ole teda vastu võtnud, et lõpuaegadel osad nendest võtavad Kristuse vastu ja saavad siis tegelikult selles mõttes ju osaks Iisraelist, kuhu nad võib-olla mingisuguste ajalooliste põhjuste tõttu võiksid kuuluda, aga ja selles mõttes Jumal oma rahvast ei ole unustanud, ta ei unusta ühtegi inimest siin maailmas, ka paganaid mitte, kõigile antakse võimalus pöörduda. Nii et see on see suur asi, mida me peame silmas pidama, kui me räägime tänapäeval Iisraelist. Me peame teadvustama, kes on tõeline Iisrael, et see on ristikogudus, see on Kristuse kirik, see on püha apostlik katoolne kirik, see ei ole juutide kogudus. Ja kui nüüd on kristluses endas protestantismi teatud suundades selline mõttevool tekkinud, selline ideoloogia tekkinud, et Jumal kasutab ilmaliku Iisraeli riiki või ka juudi rahvast või siis selle Iisraeli riigi kodanikke kuidagi ära lõpuaja sündmustes, siis mina ütleksin selle kohta, et loomulikult Jumal kasutab ära kõiki riike, mis maailmas eksisteerivad, ka Ameerika Ühendriigid, samuti Venemaa, Hiina. Ka selle kohta võime erinevaid piiblikirjakohti tsiteerida, kuidas kõik maailma kuningad ja vürstid lõppude lõpuks peavad Jumala ees kummardama ja talle au andma. Ja kui nad seda ei tee, siis nad hävitatakse. Aga siit ei saa mitte kuidagi välja lugeda sellist õpetust, et nüüd ilmalik Iisraeli riik oleks kuidagi eriline Jumala tööriist Lähis-Idas või üldse maailma ajaloos lõpuaegadel. Jah, võib-olla negatiivses mõttes, sest meil on ka ettekulutused antikristuse tulemise kohta. Ma ei ole sellesse teemasse väga süvenenud, pigemini olen selle Jumala armuliku ettehoolduse hoolde jätnud, aga ja viimastel aegadel on taas need arutelud siin ka erinevates kogudustes, erinevates konfessioonides elavnenud. Ma siin nägin siin ühte intervjuud ühe katoliku kiriku eksortsistiga. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, et see oli just selles intervjuus, kus siis oli ka juttu antikristuse tulekust, ta ütles, et tegelikult nagu ongi kogu see lava on juba valmis seatud. Et lihtsalt puudub see isik, kes peaks nüüd lavale astuma. Aga ta toonitas selle juures, ma arvan, et see oli tema, see eksortsist, toonitas selle juures, et antikristus on küll juudi rahvusest. Sest ainult juudi rahvusest isik saab olla messia kandidaat. Meie kristlastena usume, et messias ehk Kristus on juba tulnud, see on Natsareti Jeesus, meie lunastaja, Jumala poeg, kolmainsuse teine isik, kes on saanud inimeseks meie lunastamise pärast, nii nagu usutunnistused ütlevad, aga see lõpuaegade Jumala vastane valitseja antikristus peab tulema Iisraelist või siis olema vähemasti sellise juudi etnilise taustaga inimene. Ta ei saa olla hiinlane, ta ei saa olla eskimo, ta ei saa olla eestlane, vaid
selleks, et teda oleks võimalik vale messia kandidaadina üles seada, selleks tal peab olema see konkreetne taust. Ma ei tea neid asju, kuidas Jumal neid oma ettenägelikkuses lõpuaegadel sätib, aga ma pigemini näen, et tõeks võivad minna sellised stsenaariumid kui need, mida võib-olla eeldavad siis kristlikud sionistid. See eksotsist, keda sa siin välja toodi ja parafraseerid, on isa Chad Ripperger ja tema hiljuti tõepoolest rääkis nendel teemadel. See, mida isa Ripperger räägib, tegelikult põhineb ei millegi muul kui jällegi kiriku pikaajalisel apostellikul traditsioonil, mida on välja käinud kirikuisad oma erinevates teostes. Kirikuisade selline peaaegu ühene ja ühtne seisukoht on see, et antikristus ehk siis messias, keda tegelikult juudi rahvas peab enda messiaks, sest nad ju ei usu, et Jeesus Kristus on messias ja kogu juutluse üheks selliseks teeloseks või eesmärgiks on messia ootus. Siis see messias peab tulema juutide juurest ja messias on juut, nii ütlevad kirikuisad ja see on selline kiriku pikaajaline doktriin või ütleme niimoodi, see ei ole olnud kiriku ametlik doktriin, aga vähemalt pärimus on see küll selline. Ja on väga oluline, et sa tegelikult rääkisid sellest ühtse Iisraeli mõistest. Et see on nagu kogu selle kristliku sionismi temaatika mõistmise juures täiesti keskse tähtsusega. Et kui me mõtleme ja eristame siin erinevaid Iisraele, siis me hakkame kohe juba minema põhimõtteliselt vasakule ja kraavi kalduma, sellepärast et tõepoolest, kui me vaatame vanatestamentlikku Iisraeli ja vaatame valitud rahva positsiooni ja vaatame tegelikult enne seda veel patriarhide ühiskonda ja patriarhide lootust, siis tegelikult me võime näha seda, mida ka kirikuisad on rääkinud pikalt. Ja kogu nende teoloogia tegelikult võiks kokku võtta ühte väga lihtsasse sellisesse tõdemusse, et kogu Vana Testament ei ole mitte midagi muud kui pürgimus, ettekuulutus ainult ühest isikust ja see on Jeesus Kristus, Jumal ja inimene. See on lihaks saanud Jumal. Kogu Vana Testament pürgib ainult ühte eesmärki ja see on Jeesus Kristus. Ja kõik, kes on Vanas Testamendis ustavad, pürgivad ja ootavad messiast lihaks saanud Jumalat Jeesus Kristust. Ja selles mõttes Vana Testamendi Iisrael ja Iisrael, kes siis on kirik, kes on Jeesuse Kristuse ihu, Jeesuse Kristuse kui peiu pruut, kui kasutada teoloogilisi termineid, siis see on üks ja seesama kontinuum, see on üks ja seesama jätkuvus. Ja me võime teatavas mõttes ütelda, et nii patriarhid kui ka prohvetid, kellele muuses Kristus ka viitab ja räägib ta muuses saatana sünagoogist ja räägib ta tolleaegse judaismi esindajatest, nagu te teate, head kuulajad, väga karmilt, öeldes, et teie olete need, kes on prohveteid tapnud. Ja ehk siis Kristus teatavas mõttes teoloogiliselt ka vastandab selle Iisraeli, selle oma aja nii-öelda juba tekkiva talmudistliku religiooni, tema poolt kuulutatud religiooniga ja mitte ainult, ta vastandab talmudistliku või sellise eos oleva talmudistliku religiooni vanade prohvetite ja autentse Toora kuulutusega. Ning ütleb, et teie olete põhjustanud tegelikult, teie isad tapsid prohveteid, Jumala saadikuid, tõelise Iisraeli liikmeid, nii nagu vihjates sellele, hakkate teie tapma mind varsti. Ja see on nagu üks selline punane joon kogu apostelikus traditsioonis, et kogu Vana Testamendi
pääste ajalugu on kristotsentriline või Kristuse keskne. Ja me ei saa nagu eristada neid kahte ja siin on nagu üks peamine viga, mille kristlik sionism teeb, et ta eristab mitmeid Iisraele, kuna tal ei ole tegelikult käsitlust kirikust, ei omata sellist teoloogiat tõelisest kirikust, nii nagu sa ütlesid, ühtsest apostellikust ja ka katoliiklikust kirikust. Aga kui tulla kristliku sionismi sellise tänapäevaste ilmingute juurde veel, siis üheks selliseks ilminguks, mis ühendab kristliku sionismi ka selliste mitmete judaistlike sektidega tegelikult on see, et räägivad judaistid loomulikult sellest, et nad ootavad messiat. Ja kristlik sionism siis tõlgendab seda justkui see oleks selline ootus, et nad ootavad tegelikult Kristust tagasi või et meie peame nende messia tulekuks andma kõik oma vahendid ja valmistama seda koos nendega ette, sest meie mõistame seda justkui Kristuse taastulekuna, aga nemad mõistavad siis mingisuguse nii-öelda eraldi messia tulekuna, aga nad ei saa veel aru sellest, et tegelikult tuleb Kristus. Aga tegelikult see, mida nüüd ütleb isa Ripperger, keda siin on tsiteeritud, ongi see, et selline teoloogia, mis räägib meile põhimõtteliselt ilmalikust messiast, kõik teame ja oleme kateheesi läbinud ja teame, et Jeesus Kristus radikaalselt eitas sellist ilmalikku messia tiitlit. Ta ütles, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast ja kiriku isad mõned kommenteerivad, et juuda pettumus Kristuses oli just nimelt see, et ta ootas sellist suurt vägevat vürsti, kes tuleks ja ajaks roomlased Iisraelist minema ja põhimõtteliselt taastaks Iisraeli kuningriigi. See oli selline maine lootus messiale, aga Kristus radikaalselt ütleb sellele ei, ütleb, et tema ei ole selline messias, me kõik teame seda. Aga nüüd, kui me vaatame tegelikult messia kuvandit erinevates judaistlikes sektides, siis see paljuski on seesama 2000 aasta või rohkemgi loomulikult tagune selline poliitilise messia kuvand. See, kes tuleb ja põhimõtteliselt taastab Iisraeli riigi hiilguse, see, kes hävitab Iisraeli vaenlased ja see, kes tõstab Iisraeli ja juudi rahva enneolematusse hiilgusesse ja rikkusesse ja dominantsi maailma poliitikas. Et see on selline juudi rahva messia kujund ja ootus. Ja nüüd, kui me praegu põhimõtteliselt, nüüd kui siis selline kristlik sionism nagu teeb koostööd nende judaistlike sektidega, kes seda messiat ootavad, siis siin tõepoolest võib ütelda, et isa Ripperger näeb seda olukorda minu hinnangul ka nagu väga, väga huvitavalt ja väga adekvaatselt, et mulle tundub samamoodi, et siin ei ole mitte midagi muud kui pandud põhimõtteliselt paika valemessia antikristuse tulekuks kõik nii-öelda nupud ja klotsid, et ta võiks tulla. Üheks suureks messia tulemise tähiseks judaistlikel sektidel, aga üllatus ka kristlikel sionistidel USAs on see, et Iisrael peaks taastama oma 3. templi üles ehitama 3. korda siis. Ja me kõik teame jällegi kristlikust teoloogiast ja ka evangeeliumitest, mida tähendab tempel üldse kristlikus teoloogias. Jeesus Kristus ise viitab sellele konkreetselt viidates oma enda surmale ja ülestõusmisele, öeldes seda, et kui, või teda süüdistakse selles, ja ta ei lükka seda süüdistust tagasi, et ta on öelnud seda, et lammutage see tempel ja mina ehitan selle 3 päevaga ülesse. Ja evangelist lisab sinna juurde, et aga ta rääkis oma ihust, või ta räägib oma enda surmast ja ülestõusmisest. Ning see on nagu oluline osa sellest apostelikust teoloogiast, sellepärast et kui me räägime templist ja mis juhtub templis Kristuse surma juures, et pühimast pühima
ehk siis seaduse laeka ja teiste ruumide vahel olev vaheriie rebeneb Kristuse surma hetkel ja tempel ise saab väga tõsiselt kahjustada maavärinas. Ehk siis teiste sõnadega, templile on pandud punkt, sest kogu see ohver, mis selles templis toodi, kogu selle ohvri tähendus on kokku võetud Jeesuse Kristuse Jumala poja, Jumala enda surmas ristil Golgatal. Ning kogu järgnev pääste ajalugu on kokku võetud tema ülestõusmises ja nendes, kes usuvad ja lasevad tema surmal ja ülestõusmisel ennast lunastada, tõelisel Iisraelil, tõelisel kirikul. Et see on nagu keskne ja oluline punkt. Ja nüüd, kui nagu kristlik sionism tuleb ja räägib meile põhimõtteliselt 3. templi ülesehitamise vajadusest, siis mina näen siin küll nagu ei midagi muud kui esiteks seda, et ei suudeta aru saada templi ja Jeesuse pühima ihu ja tema ohvri põhimõtteliselt samasusest, teoloogilisest samasusest ja ei saada aru sellest, et tempel ei ole midagi sellist, mis oleks Iisraeli preestiseisuse ohvrikoht ühe paljude religioonide juures, vaid see on seotud olulisel määral Jeesuse Kristuse ohvriga. Kui Kristus on kandnud selle ohvri, siis templiteenistus on lõpetatud igavesest ajast igavesti, sest see ohver on toodud Jeesuse Kristuse ihus. Ja Jeesus Kristus on oma ülestõusmises kõik kokku võtnud. Nii et see on tegelikult ei midagi muud, kui ikkagi tundub antikristuse ettevalmistamine. Seda nii kristlike sionistide kui ka siis selliste erinevate judaistlike sektide poolt. Et ma ei usu, et keegi selle nii-öelda templi ehitamise peale lihtsalt niisama tuleks. Et Jeesus Kristus ei tule selle peale kohale, et inimesed siin teevad mingisuguseid templeid või teevad mingeid muid olulisi lükkeid, et tema tuleb siis, kui ta tahab, tema tuleb siis, kui isa tahab, nii nagu ta evangeeliumis ütleb, et teda ei saa kutsuda kohale mingisuguse nagu poolmaagilise mentaliteedi alusel, et kui on tempel valmis ehitatud, siis tuleb ka Jeesus Kristus või tuleb. Küll aga saab kutsuda sellisel viisil põhimõtteliselt Kristuse vastast, ehk siis antikristust. Ja tundub, et tõepoolest sinna kogu see asi välja tüüribki. Ja väga huvitav, et sa võtsid jutuks 3. templi. Ma just kirjutan praegu artiklit veebilehe Meie kirik jaoks, kus ma täpselt selle sama jutu lahti kirjutan lihtsas keeles, et mida 3. tempel endast kujutab. Et see ei ole tegelikult mitte midagi muud kui kristlik kirik. See ongi Jumala tempel, mis põhineb Kristuse ainukordsel ja igavesel ohvril. Ja kui nüüd juudid peaksid saama võimaluse taastada templiteenistus Jeruusalemma templimäel, siis mingisugust teoloogilist tähendust tõelises mõttes sellel ei ole, sest Jumal on lõpetanud vana lepingu. Umbes 1000 aastat oli templi ajastu. 960 enne Kristust pühitses kuningas Salomon esimese templi, siis 6. sajandil templiteenistus korraks katkes Paabeli vangipõlve ajal, siis ta uuesti taastati ja 40 aastat pärast Kristuse ristilöömist roomlased hävitasid aastal 70 1. sajandil templiteenistuse ja Jeruusalemma linna tervikuna. Ja sellest ajast peale ei ole juutidel enam templit olnud. 7. sajandil, täpsemalt siis aastal 691 rajati templimäele, sellele kohale, kus kunagi oli juutide tempel asunud, mošee, moslemite poolt Kalju mošee, kuldse kupliga mošee, nagu me teda tänapäeval seal üle terve Jeruusalemma linna näeme domineerimas. Ja kui juudid tahavad nüüd templit taastada, nii nagu vana lepingu ajal või vanas testamendis see tempel oli,
siis nad peavad selle mošee maha lammutama, eest ära lükkama. Ja kusjuures ma olen lugenud, et mõned kristlikud sionistid peavadki seda mošeed lagastamise jäleduseks, nii nagu see termin ka pühakirjas on, et seda tuleb just nii mõista. Ja kahtlemata, kui juudid peaksid minema sõjajõuga Templimäele ja võtma moslemitelt need mošeed ära, mis seal on, seal on ka Laksa mošee, aga just see Kalju mošee või Kalju kuppel on siis seal Vanatempli koha peal, siis sellele järgnevad apokalüptilised sündmused. Selles mõttes, kas see Kristusele teed valmistab, ma ei tea, aga kindlasti sellised vägagi verised ja vägagi, see tekitab sellise vastukoja Lähis-Idas, et mida ei ole senimaani ajaloos nähtud. Ma ei tea, kuidas selle templi ehitamisega plaanidega tegelikult nagu tänapäeva juutide hulgas on, et Iisrael on ilmalik riik ja valdav osa juute on tegelikult ka ilmalikud inimesed. See võib-olla oleks siis mingisugune poliitiline akt pigemini, kindlasti on ka mingi osa seal neid religioosseid juute, kes tõesti templiteenistuse taastamist tahaksid näha, aga jällegi meie kristlastena kindlasti ei peaks seda toetama, sest tempel on juba olemas. Tempel on kogu aeg olemas olnud, see on Jeesus Kristus, kes 3 päevaga ehitas üles uue templi, ristilöömise, mahamatmise ja ülestõusmise läbi. Need 3 päeva, mis meil ka peagi mõne nädala pärast siin ees seisavad, mille pühitsemine ja tähistamine. Nii et selles mõttes me kristlastena peame teadma, mis on meie usu tuum. Vabakogudustes sageli tehakse see viga, et nopitakse piiblist välja üksikud prohvetikuulutused, üksikud kirjakohad ja antakse neile mingisugune tähendus, nagu parasjagu õige tundub. Piiblit tuleb lugeda tervikuna, piiblit tuleb lugeda viisil, nagu Püha Kirik on seda läbi sajandite lugenud ja seal on koos kirikuisade tarkus, kiriku erinevate doktorite, teoloogide tarkus, kes on kõik panustanud sellise tõlgendusnarratiivi loomisesse, mis avab meile pühakirja õigest rakursist. Ja see ongi võib-olla kristliku sionismi puhul minu meelest põhihäda ja ka nende inimeste puhul, kes nagu seda ideoloogiat vastu võtavad ja usuvad, et nad keskenduvad üksikutele kirjakohtadele, mis lahutatakse kontekstist ja ei nähta seda tervikut, ei suudeta näha Iisraeli ja kiriku samasust, ei mõisteta, mis on templiteenistus, ei mõisteta, mis on Kristuse ohver. Nii et seda sooviks küll kuulajatele südamele panna, et ikkagi päris omapäi ei saa minna piiblit tõlgendama ja tuleks usaldusväärsete tõlgendajate poole pöörduda. Ja, tõepoolest, Iisrael on kirik ja ei midagi muud. See on see peamine sõnum, mis sellest saatest jäägu kõikidele kuulajatele meelde. Meie aeg hakkab otsa saama, kuigi tundub, et selle teemal võiks rääkida küll ja veel, sellepärast et need teoloogilised teed, kuhu see välja viib, on väga-väga huvitavad. Võib-olla siia saate lõppu veel see, et Kristlusest ära taganenud keiser Julianus Apostata üritas seda 4. sajandi teisel poolel ehitada templit uuesti, aga tal ei õnnestunud see väidetavalt ka täiesti üleloomulike sündmuste kaudu, et tekkisid igasugused probleemid, nii et templit ka tema, kes ennast kristlusest tagandas, ei suutnud üles ehitada ja mul on tunne, et ei suudeta nüüd ka. Aga ma tänan sind selle vestluse eest ja tänan kõiki teid, head inimesed, kuulamast. Kõike head ja kuulmiseni nädala pärast. Objektiivi raadio.